kolme tuuri lugude saatmine F-tuuris ja F-tuuris samamoodi nagu G-tuuris võiks alustada akordsaate mängimist siis kolmehäälses akordi seades ja F-tuuri sextakord pöördes. Mispärast, kuna see on igati kõlav keskregister, siit võiks mängida ülespoole sellesse pöördesse, võib-olla ka allapoole sellesse pöördesse, aga see pööre on üldiselt kõige parema kõla. Ja kui nüüd arvestada, et millised akordipöörded üldse siin klaveri peal kõlavad kõige mahlakamalt, siis üldjuhul need, mille kas alumiseks või ülemiseks hääleks on see C-noot, et kui ma mängin mingi akordi siit, et siis ta veel nagu enam-vähem toimib või niimoodi. Ja mida kõrgemale ma lähen, seda õhukesemaks muutub akordi sound ja seda vähem ta siis nagu sellist keskregistrit mõnusalt täidab. Ehk siis kui mul C-noot on selle akordi kuskil keskhelides, siis on see kindlasti väga hästi kõlav register. Nii, F-tuur siis sextakord pöördes. Teine akord on siis viienda astme septakord ehk C7. Ja C7 samuti mängime nüüd kolmehäälselt ehk siis sellise struktuuriga septim, põhitoon ja terts ehk siis 7, 1, 3 ja tagasi F-i ja kolmas akord ehk neljas aste on meil bes-tuur, mida võime mängida põhikuus. Et see on sama asi, mida laste muusikakoolis õpetatakse kadentside nime all. Ainult, et neid võib-olla ei rakendata kohe praktiliselt ära. Ja Aleksandri valss on siis meil näitelugu. Valsisaade siis bass pluss 2 korda sekundat. Ja midagi muud siin nagu väga keerulist ei olegi. Kõige lihtsam bass on niisiis põhitoon. Samm edasi, põhitoon ja kvint. Ja kui nüüd valsis liikuda esimesest astmest neljandasse ehk siis F-tuurist bes-tuuri, siis on selline väga lihtne bassikäigukene. Esimest neljandasse. Ja teil saab ka tagasi. Seda ei ole mõtet igale poole toppida, kuna võib minna natukene liiale.